Selle tiigi sees on hulgaliselt tullukakala. Kalad, keda sa tõenäoliselt pole kunagi varem näinud. Ja kui oleksid, arvaksid, et nad on pärit mõnelt teiselt planeedilt. Ja seda sellepärast, et viimased paar kuud oleme otsinud kõige hullumeelsemaid ja veidramaid kalu, mida siia tiiki panna. See ei ole enam salapärane tiik, see on nüüd tulnukakalade tiik. Seepärast kavatsengi ma kõik kalad siit välja püüda, et teile näidata, mis siin sees elab. Nagu te teate, teatasin ma paar kuud tagasi, et võtan YouTube'is pausi vaimse tervise põhjustel. Ja nagu te näete, olen ma tagasi ja tunnen end palju paremini. Ma tahtsin teid kõiki südamest tänada toetuse ja kõigi sõnumite eest. Ilma teieta poleks ma sellest üle saanud. Ja, ma olen lihtsalt väga õnnelik, et saan jälle teile videoid teha. Ja ma mõtlesin, mis oleks parem viis tagasi tulla, kui teha videos salapärase tiigi tühjendamisest. Ja seda sellepärast, et pausil olles tegin ma ikkagi seda, mida armastan. Ma päästsin kalu, püüdsin kalu, ostsin kalu. Ja enamik neist kaladest panime siia salapärasesse tiiki. Nii et kui ma tagasi tulen, saame teha video selle tühjendamisest. Nii saan teile näidata kõiki kalu, kelle ma oma pausi ajal sain. Ja uskuge mind, siin on väga palju pööraseid kalu. Nii et ma hüppan nüüd siia sisse ja vaatan, mida kõike ma kätte saan. Muidugi, mitte iga kala siin pole tunnukakala. Nii et me peame kõigepealt kõik teised kalad välja sorteerima, et jõuda nende pööraste kaladeni. Ja siia paneme kõik tunnukakalad ning siia paneme kõik ülejäänud kalad. Noh, mul on saapad jalas, mul on võrk kaasas ja me läheme nüüd sisse, et vaadata, mida kõike me kätte saame. Hakkame pihta. Tavaliselt, kui ma neid salapärase tiigi videoid teen, meeldib mulle kõik saladuses hoida. Ma ei taha, et te teaksite, mis siin sees on, enne kui me selle kätte saame. Kuid seekord läheb asi natuke teistmoodi. Ja seda sellepärast, et me peame kõigepealt ühe konkreetse kala välja püüdma. Muidu võiksin ma tõsiselt viga saada. Ja see kala on astelrai. Jah, te kuulsite õigesti. Ma just ütlesin, et meil on siin astelrai. Ja see ongi esimene kala, mille peame välja saama. Muidu võib ta mind nõelata ja see ei oleks hea. Ma olen praegu siin olles tõesti närvis. Kui te ei teadnud, siis magevee astelraisid on palju eri liike. Siiski on kõik neist Floridas ebaseaduslikud pidada, välja arvatud üks liik ja see on Atlandi astelrai. Ja paar päeva tagasi sain võimaluse ühe osta ning ma ei suutnud sellest loobuda. Nii et me panime ta siia tiiki ja nüüd peame ta välja saama. Vesi on natuke must, nii et teda on väga raske leida, aga me proovime. Hakkame pihta. Ja juba oma esimese võrgutõmbega märkasin ma räidu. Seal ta ongi, seal ta on, tule nüüd, mine võrku, issand, vaata, seal ta on, seal on reid, kutid, ma sain ta kätte, issand, see oli palju lihtsam, kui ma arvasin, issand, vaadake seda, kutid, meil on päris reid, kui hull see on. Kas te nägite seda? Ta oleks mind peaaegu nõelanud, torkas mind, mis iganes see on hullumeelne, kutid, see on mul juba aastaid olnud soovide nimekirjas, Helenil ka, ta on ammu palunud, et ma ühe kätte saaksin, neid on lihtsalt väga raske leida, nad on üliharuldased, vaadake teda, see on nii lahe, kutid, reid. Olgu, me peame siin väga ettevaatlikud olema. Nüüd Atlandi astelrai on tõesti lahe, sest ta on üks väheseid raide, kes suudab elada nii mage kui soolavees. Ja meil on tema jaoks palju parem kodu ootamas. Nii, et me läheme nüüd sinna ja viime ta tema uude koju. Seal ta läheb. Vau, milline ilus kalakutid. Näete seda oga? Vaadake seda. See on tohutu. See on hullumeelne. Vaadake seda asja. Issand. Kindlasti ei pane oma käsi nii pea sellesse tiiki, aga nagu näete, oleme siin minu selja taga Oskari tiigi juures ja siia me hakkamegi raie lisama. See on nii lahe, vaadake tema silmi, ma tunnen tema hambaid, ma tunnen tema suud. Vau, vaadake seda. Jumal, palun ära nõela mind. Ma ei taha võrku uuesti kasutada, et ta, tead küll, sinna kinni ei jääks. See pole ilmselt tohutu. Okei, jah, me ei tee seda. Võtame võrgu. See on ilmselt üks hirmu äratavamaid kalu, mis mul on. Vau, ta hakkab siin uskumatult hea välja nägema, kutid. Mine nüüd, sinu uus kodu. Vau, vaadake, kuidas ta ujub. Püha müristus, ta on nii majesteetlik. See on ilmselt üks mu lemmikkalu, mis meil nüüd on, kutid. Ma tean, et see on kindlasti üks Heleni lemmikuid. Pange kommentaaridesse nimi meie uuele raidile. See salapärase tiigi video saab olema hullumeelne. Läheme nüüd tagasi ja vaatame, mida veel saame kinni püüda. Kas mäletate, kui ma ütlesin, et mulle meeldib nende videote tegemisel saladusi hoida? Ja, siin pole ainult üks raid. Tegelikult on neid 2. Nii et me läheme tagasi ja proovime tema venna kinni püüda. Ja pärast seda püüame kõik teised võõrkalad, mis meil siin on välja. Aga nagu ma ütlesin, kõigepealt peame raidid välja saama. Noh, mehed, me oleme siin umbes 30 minutit võrku loopinud, teisest reidist pole märkigi. Me teame, et ta on seal sees, nii et jätkame sellega, proovime kõik teised kalad kinni püüda, kuni ta seal on. Ja loodetavasti saame ta kätte ja loodetavasti ma ei saa aslaga pihta. Olgu, hakkame pihta, vaatame, kas saame mõne teise kala kätte. Vaadake seda. Torus on meil kala, kutid. Mis see on? Issand. See ei ole üks võõrkaladest, aga ta näeb tõesti välja nagu tunnukakala. Vau, vaadake seda, kutid. Ma ei mäleta, et ma oleksin ta siia pannud. Ja põhimõtteliselt nii need salapärased tiigitühjendamise videod käivadki. Me paneme siia kalu mitmeks kuuks ja selleks ajaks, kui me neid videoid teeme, oleme paljud kalad juba unustanud, mis siin sees on. Nii et see on tõesti lahe, kutid. Kommenteerige alla, mis kala see on. Olgu, väike sõber, mine nüüd.
Miski just puudutas mu jalga. Okei, miski põrkas just mu saapa vastu. See võis olla astelrai. Siiski, siin on mõned tõeliselt suured kalad. Kes teab, aga see oli natuke hirmutav. Suur võrk. Mis see on? Issand, mis neid on? Lõpeta, need on Oscarid. Vaata seda. Me saime 2 Oscarit ühe võrguga. See on nii lae. Ma panin need kutid siia pausi ajal. Me püüdsime nad kanalisatsioonist. Vaata seda. 2 hernest ühes kaunas. See on nii äge. Noh, me viime nad Oscari tiiki selle raidiga ja paneme nad sinna. Vaadake, kutid. Meie reid on seal taga. Ta näeb väga hea välja. Ma arvan, et talle meeldib tema uus kodu. Nii et me anname talle mõned sõbrad. Seal nad lähevad. Vaata sinna. Vaata sinna. Kala tuleb üles. See on üks tunnukas. Tule nüüd. Mine võrku. See on tunnukas. Jah, saime ta kätte. Kuulge, kutid, see siin on üks neist tunnukkaladest, kelle me siia panime. Vaadake seda, kutid, see on nii teider kala. Issand jumal. Me oleme neid tüüpe varem palju püüdnud ja ma arvan, et sa ütlesid, et need on draakonmudilad. See on tõesti lae, kutid. See on tõesti suur isend. Vaadake, kui tillukesed ja mikroskoopilised on tema silmad. See teebki ta nii kõhedaks ja sellepärast on ta tulnukkala. Nii et me paneme ta tulnukkalade jahutisse ja jätkame. Vaadake seda nägu. See näeb välja nagu süvamere olend. Kuulge, kutid, see on pöörane. Nii, palun väga. Olgu, kutid. No see on väga hea algus, aga ma tean, et siin on veel palju pööraseid kalu. Nii, et me teeme asja veidi lihtsamaks ja eemaldame kogu sisustuse, et kaladel poleks kuhugi peitu pugeda ja me saaksime neid palju lihtsamini kinni püüda. Ma tundsin midagi. Tule nüüd. Vaata seda. Me saime väikese kuldkala. Vau, ta on tõesti lahe. Ilus väike kuldkala. Hästi. Vau, see on ilus. Ilus kala. Issand, kas sa nägid seda? Mul on midagi. Vaata seda. Rahune. Mul on siin 2 kala. Oho, selle unustasin ära. Ma unustasin, et see tüüp siin sees oli. See seal on lehekala. Väga lahe. See ei ole üks tulnukaladest, aga nad maskeerivad end lehtedeks. Nii et see on väga lahe kala. Meil on see tüüp ja meil on väike albiinopaku. Noh, ma ütlen väike, ta kasvab juba suureks. 2 väga lahedat kala. Paneme nad jahutisse ja jätkame. Tule, anna mulle ka natuke. Ja me on tulnukas, kutid. Vaadake seda kala. Issand. Vau, see on hullumeelne. Ma mäletan, et panin selle kuti siia umbes 6 aega tagasi ja mul pole ikka veel aimugi, mis kala see on. Nii et see teeb temast kindlasti tulnukakala. Ma mõtlen, vaadake neid silmi ta pea peal. Nii pisikesed. See on nii lahe. Vaata seda. Vaata tema väikest habet siin. Tal on sõna otseses mõttes nagu väike habe. Kirjuta kommentaaridesse, mis kala see on. Ja me paneme ta hiljem selles videos koos kõigi teiste tulnukakaladega kuhugi väga lahedasse kohta. Nii et jääge ootama. Olgu. Teine tunnukakala on külmakastis. Vaata seda. Ta vaevu liigubki. Ma arvan, et see oli astelrai. Midagi suurt põrkas just mu jala vastu. Ma arvan, et ta on siinpool. Tule nüüd. Mul on midagi suurt. Ei ole võimalik, Helen. Mul on kilpkon võrgus. See on Tampi, just seal. Tampi, kilpkon. Tal läheb suurepäraselt. Te kõik küsite Tampi kohta nii palju. Tal läheb siin väga hästi. Ta on nii tubli, nunnu nagu alati. Ära mulju mu sõrme. Olgu, Tampi, siin sa oled. Mine nüüd, poiss. Vaata teda. Ta jookseb. Ja nüüd, mis puudutab võrku jäänud kala, siis meil on siin väike koi. Mul on see tüüp olnud sellest ajast, kui ta oli väga väike. Ta kasvab nii suureks. Ilusad peegelsoomused sellel koil. See on ilus. Ja meil on siin ka väga lahe säga. Au, ära torka mind ogaga. Vau, see elukas on tõeline koletis. See siin on liima labanina säga. Nad on suguluses tiiger labanina sägadega, kuid nad ei kasva nii suureks. See tüüp on peaaegu maksimaalses suuruses, usu või mitte. Aga vaata seda suud. Väga lahe kala. Issand, mul on ta ikka veel käes. Lisame ta koos selle koiga külmakasti, enne kui ta põgeneb. Vaata sinna! Helen, siin! Ta ujub alla. Kas ma sain ta kätte? Sain küll. Ma tean, mis see on, kutid. Püha taevas. Vaadake, kui suureks ta on kasvanud alates sellest, kui ma ta siia panin. See seal on vist oli, kuidas seda nimetatigi, Iberia vesilik. On see õige? Ma ei tea. Kutid, kommenteerige all, kui teate. Ma tean, et see on mingi vesilik. Nad on täiesti vees elavad. Natukene vaksalottid, aga mitte päris. Ja see on üks tulnukas. Ma mõtlen, vaadake, kui hull see tüüp on. Vaata seda. Vaata, kuidas ta ujub. See on hullumeelne. Okei, kutid, me püüame palju kalu. Siiski on siin veel palju rohkem sees. Ja tundub, et me peame selle lõpuks tühjaks laskma, et olla kindlad, et saame kõik kätte. Aga praegu jätkame võrgu kasutamist ja vaatame, mida me kätte saame. Ja me alustame siit filtri juurest, sest see on ainus alles jäänud struktuur. Ja ma näen seal palju kalu. Oi jumal, ma tunnen midagi. See ongi see, ma just puudutasin astelraid. Oi jumal, see on filtri taga. See oleks olnud halb, kui ma oleksin astele pihta saanud. Okei. See on kahtlane, kutid. Astelrai on siin taga kaugel. Oi, ma tundsin teda jälle, Meil on suur kala. Vaadake seda.
seda siin nimetatakse marmortokarraks. Kas sa võiksid rahuneda? Ma üritan siin näidata. Vaata neid mustreid tema kehal. See on nii äge. Olgu, ma tean ka selle kuti jaoks ideaalset kohta. Viime ta sinna ja viime ta tema uude koju. Vau, ta on seal nii suureks kasvanud. Nii, pisike, oledki kohal. Kas ma võin surra, kui ta mind naelab? Ma tunnen midagi. Ma arvan, et ta lihtsalt läks minust mööda. Aga seal on veel midagi. Seal on veel midagi. Kas ma sain selle kätte? Oi! Jah, veel üks väga lahe säga, kutid. Vau, vaadake seda. Ta on vihane. See siin ongi meduussäga. Suur suu. Ta sööb kõike, mis temast väiksem on. Nii et mida me tegelikult teeme, on see, et paneme selle kuti üksi akvaariumisse, et ta teisi kalu ära ei sööks. Ja jah, need kutid kasvavad väga suureks. Lisame ta nüüd tema uude koju. Olgu, ta saab olema täiesti üksi 125 galloni akvaariumis. Ja seda sellepärast, et ta kasvab väga suureks. Ma olen tõesti elevil kutid. Nad on ühed mu lemmikkaladest. Lähme nüüd tagasi saladuslikku tiiki ja proovime selle Rait kätte saada, sest vees koos temaga olla on veidi kõhe. Pärast mõningaid katseid võrku visata ja õnnestunud mul Rait kätte saada. Aga siis püüdsin midagi veelgi pöörasemat. Anna mulle midagi. Ma tunnen midagi. Ohoo, õek. Issand, ma mäletan sind. Vaadake kutid seda tüüpi. See on üks neist tullukatest. Esmapilgul näeb ta lihtsalt välja nagu tavaline angerjas. Siiski, see ei ole angerjas ja tegelikult pole isegi kala. Ma proovin teda kinni hoida. Nüüd, selle tüübi juures näete tema väikseid jalgu siin. Issand. See siin on 2 varbaga amfiuma. Nad on tegelikult pärit Floridast ja mul on alati tahtnud ühte saada. Ma polnud enne selle tüübi nägemist ühtegi näinud ja ta on tõesti suur, aga issand. Põhimõtteliselt on nad nagu väga suured kahepaiksed, kes elavad täielikult vees. Ja nad on üliägedad kutid. Nii et see on meie esimene amfium üldse. Kindlasti nagu tulnukas. Nii et paneme ta nüüd tulnukakalade jahutisse ja liigume edasi kutid. See on tõesti äge leid. Issand. Vaadake, kui hull see tüüp on. Milline hull olend. Nii, nüüd lähed jahutisse. Vau, see oli äge. Issand jumal. Jah, saime Rait kätte. Vaadake seda. See on suurem kui esimene. Ole ettevaatlik. Ettevaatlik. Tal on ogi kohe olemas. Ta on valmis ründama. Nii kutid, meil on teine Atlandi Rait käes. See aitab väga palju. Ma olin siin sees olles tõesti hirmul. Issand rahune! Vaadake, kui ilus see olend on kutid. Milline lahe kala. Nii, paneme ta koos sõbraga Oscarite tiiki. Ja teate, mida see tähendab? Nüüd saame siin olla, ilma, et peaksime muretsema, et Rait meid jalga torkab. Ja jah, see on äge. Nii, seal ta läheb. Vaadake seda. Teine Rait tiigis. Ja uskuge mind, kutid, see on viimane. Ma ei peida seda enam ühtegi. Pange mõlemale nimi kommentaaridesse. Lähme edasi. Just seal. Vaata. Jah, ma tean, mis see oli. Ma sain Oscari. See polnud see, mida ma otsisin. Vaata seda. Suur vana Oscar seal sees. Tegelikult on seal ka mõned väiksemad kalad. Siil on mõned väiksemad parvekala, keda ma seal nägin ja kes on tegelikult üks võõrliikidest kaladest. Las ma näitan sulle. Ma olen läbimärg. Vau, see on tõesti ilus Oscar, aga ta on väga äkiline. Nii, Oscar läheb sisse. Nüüd vaadake neid väikseid tegelasi. Issand, ma pole kunagi midagi sellist varem näinud. Neid kutsutakse kirvekaladeks. Sa näed, miks neid nii kutsutakse. Nad näevad välja nagu väikesed kirved. Nad lähevad jautisse. Vau, vaata seda. See oli hea tõmme. Ma arvan, et sain siia palju kalu. Issand, ma püüdsin selle võrgu sisse 4 kala. Vaata seda. Meil on võrk täis kalu. Vau, ma näen seal ka mõnda võõrliiki. Vaata seda tegelast. See on väike magevee kerakala ja seda kutsutakse küürselgseks kerakalaks. Sa näed tema väikest küüru seljal. Tegelikult saime siia paar sellist tegelast ja teine neist on palju suurem kui see siin. See on tõesti lahe. Meil on veel üks selline tegelane. Meil on üks neist. Issand, vaata seda haugtsikliidi. Kuulge, ma panin selle siia. Ma mäletan seda. Ta oli ilmselt poole väiksem kui praegu. Ta on nii palju kasvanud. Vaata tema värve. Milline ilus kala. Ja meil on siin veel üks. Ja see on see tegelane, väike tsinodontis. Tõesti peab armastama tsinodontist. Nad on ülimalt lahedad. See oli tõesti hea saak, sõbrad. Saime sinna 4 kala. Lisame nad jahutitesse ja jätkame. Asjad hakkasid edenema ja me püüdsime kalu järjest. Vau, see tegelane on uskumatult ilus. Vaata neid värve sellel tegelasel. See on elektrisinine Jack Dempsey ja see on üks suurimaid, mida ma kunagi näinud olen. Nii suuri on tõesti raske leida. Siis püüdsin selle albino pleko ja ta oli alles väike beebi, aga miski sellest ei saanud mind ette valmistada selleks, mida ma kohe püüdma hakkan. Vaadake seda. Mul on koletis käes, vaadake seda. Issand jumal, just seal. See on see suur kala, mida me nägime, kutid. Ja see on hiiglaslik koi. Tõenäoliselt suurim, mida ma oma silmaga näinud olen. Vaadake seda nägu, see on ilus. Ei. Okei. Vaadake seda, kutid. Ma kallistan praegu koid. Nii ilus kala.
okei, mul on sellele kutile ideaalne koht olemas. Okei, kutid, me oleme siin tsihliidide tiigi juures koos kõigi teiste koidega. Paneme selle kuti siia sisse. Nii, läheb. Tubli poiss. Okei. Ta näeb seal suurepärane välja. Tal on kõik oma koisõbrad olemas. Suur kala on nüüd eest ära. Kuid seal on veel palju väikseid kalu koos võõrliikidega. Jah, kutid, ma arvan, et me peame selle varsti tühjaks laskma, sest see on osutunud palju raskemus, kui ma arvasin. Ja, topelt. Meil on siin väike vesilik, tänase päeva teine. Ja siis on meil hiiglaslik kopsukala. Vaadake selle tüübi värve. Vesilik ronib mööda seina üles. Tule nüüd. Ta on nii armas, kutid. Ma ei olnud neid varem näinud enne nende tüüpide leidmist. Ma nägin teda väikeses kalapoes ja teadsin, et pean nad endale saama. Nad on lihtsalt nii lahedad. Ja mõlemad need tüübid on nagu tullukad. Ma mõtlen, vaadake seda kopsukala. See näeb lihtsalt hull välja. Nii et paneme nad nüüd sellesse jahutisse. Läksidki. Olgu, kutid. Läheb tõesti raskeks. Oleme siin võrku loopinud, aga pole midagi saanud. Kalad lähevad tõesti nutikaks. Nii et teeme midagi, mis peaks aitama. Ja see on tiigi tühjaks laskmine. Meil on siin see poolik ja me laseme tiigi umbes poole peale tühjaks. Ning siis püüame veel kalu. Ja siis laseme selle täiesti tühjaks ja võtame iga viimasegi kala välja. Nagu näete, meil on siin juba palju väga ägedaid tulnukalikke kalu, aga ma ütleks, et oleme ilmselt ainult umbes poole kätte saanud. Nii et jah, meil on veel palju teha. Me lasime vee madalamaks ja kohe hakkasime palju rohkem kalu nägema. Nii et ma läksin tagasi vette, et proovida ülejäänud kinni püüda. Ogu. Sain ta kätte ja ta hammustab mind. Vaadake seda, vaadake selle pleko suurust, kutid. Meil on juba üks sellise suurusega kiskjate tiigis olemas. Aga jah, see on ilmselt üks suurimaid, mida ma kunagi näinud olen. Nii et me lisame ta nüüd kiskjate tiiki koos kõigi teistega. Olgu, sõber. Nii, sinna sa lähed. Kiskjate tiiki. Vau, olgu. Ma märkasin veel üht kala. See on albiino paku. Ta on seal taga ja temaga on veel palju teisi. Vaatame, kas suudame nad kõik kinni püüda. Tagasi, mine võrku. Ma ei saanud midagi kätte. Sain ta kätte. Jah, vaata seda. Veel üks albiino paku nimekirjas. Ma sain kala paljaste kätega kätte. Vaata seda. Sain ta kätte. Vaata seda. See on hullumeelne. Me saime 2 plekot paljaste kätega kätte. Nad on lihtsalt tavalised tüübid, mitte albiinod. Nii et midagi erilist pole. See oli hea tõmme. Ma arvan, et sai midagi kätte. Jah, me saime 2 kala selle võrgu sisse. Vaata seda. Need on tsihliidid. See siin on Jack Dempsey. Vau, ta on ilus. Ja siis saime selle tüübi ka. Ma usun, et see on Dovait tsihliid. Vau, ta on tõesti suureks kasvanud. Ma mäletan, kui panin mõlemad need tüübid sinna ja nad on palju kasvanud. Nii et seda on tõesti hea näha. Me paneme nad jahutisse ja jätkame. Siin on midagi suurt. Suur asi otse siin, otse sinu all. Sain ta kätte. Jah, sain suure Oskari ja suure karri. See on väga lahe. Midagi oli just seal. Ma arvan, et sain selle kätte. Mis see küll on? Mingisugune säga? Ma ei tunne seda ära. Poisid, kommenteerige all, kui teate, mis see on. Aitäh, Kühvel. Tule nüüd. Meil on selles võrgus 2 kala. Vaata seda. See siin on väike tiiger Oskar. Ilus. See on veel üks Oskar. Väga hea. 2 väikest beebi Oskarit ühes võrgus. Paneme nad jahutisse. Need ei ole need tullukalad. Midagi hullu pole, aga ikkagi väga lahe. Vaata seda. Vaata seda. Midagi suurt on siin. Sain ta kätte. Vaata seda. Issand, see on hiiglaslik pishir, poisid. See on suurim, mida ma kunagi näinud olen. Me saime ta kätte mitte väga ammu, aga ta polnud üldse nii suur. Ta kasvab nii kiiresti. Olete näinud, kuidas me ta varem kätte saime, aga ta polnud üldse nii suur. See on koletis. See on eelajalooline pishir, nii hullult lahe kala. See on üliäge. Vaata, kui palju me seni saanud oleme. See on ainult üks jahutuskast. Ja meil on juba nii palju valu, aga me jätkame ja püüame veel juurde. Helen, just seal. Issand jumal, kas ma sain ta kätte? Ma sain ta kätte! Ma sain ta kätte! Issand, seda ma olen kogu aeg püüdnudki. Ma olen seda nii väga oodanud. Kas sa tead, mis see on? Kas keegi teist teab, mis see on? Võib-olla mitte, sest see on tõesti hullumeelne. Seda siin nimetatakse sireeniks. Vaata neid väikseid jalgu. Vaata, kuidas ta kõnnib. See on peaaegu nagu segu aksolotilist ja angerjast. See on nii lahe. Vaadake tema pikka saledat keha. Ja siis on tal siin ees väikesed jalad. See on nii pöörane, kutid. Kindlasti üks neist tulnukkaladest, kelle ma siia panin. Aga tead mis? See pole isegi kõige hullumeelsem. Kuigi see tegelane näeb pöörane välja, on siin tegelikult midagi, mis ületab selle 10-kordselt. Vaata teda. Vaadake, kuidas ta liigub. Tal pole mingit probleemi maal kõndimisega. Nüüd ta ujub. Ma armastan teda nii väga. Kirjutage kommentaaridesse nimi meie uuele sireenile. Aga praegu paneme ta jahutisse. Läkski. Nii, nüüd teeme siia suure võrgu. Katame kogu tiigi. Issand, ei või olla. Helen, meil on 3 tulnud kala korraga võrgus. See võib olla meie senine parim võrgutäis. Vaadake seda. Meil on siin see tegelane. See on neelaja säga.
meil on juba üks, mis on natuke suurem kui see. aga lahe fakt nende kohta on see, et nad suudavad tegelikult süüa kala, mis on 2 korda nende keha pikkune. See teebki nad nii hulluks. Siin on meil see tegelane suur kuninglik klounuga. Need kalad suudavad ujuda tagurpidi. Väga lahe. Ja siis on meil siin see tegelane, veel üks küürselg, puhver, aga see on palju suurem kui esimene. Milline hull saakutid. Meil on seal nii palju lahedaid kalu. Kõik tunnukad. Ma mõtlen, vaadake seda tegelast. See on otse teiselt planeedilt. Seal nad kõik lähevad. Kõik 3 jautisse. Väga hea. Olgu, teeme veel mõned võrgutõmbed ja siis tühjendame tiigi täielikult, et olla kindlad, et saame iga viimasegi kalasid kätte. Vaata siia nurka. Vaata, kas ma sain ta kätte? Sain! Ta on käes! Issand, vaadake seda, kutid. Kas te teate, mis liiki säga see on? Kui ei tea, siis see on velsäga. Hiina velsäga. Ja need tüübid kasvavad hiiglastikuks. Nad on väga agressiivsed. See on kaugelt kõige suurem, mis mul on. See on lihtsalt, issand jumal. Ma sain ta kätte, ära muretse, ta on mul ikka veel käes. Panem ta kohe külmkast enne, kui ta plehku paneb, aga see on tõesti äge. Mul on midagi. Kas ma sain ta kätte? Jah, mis see on? Vaadake seda, kutid. Meil on siin väike punakõhtpaku. Tegelikult on meil siin neid umbes 5 tükki. Neid on lihtsalt väga raske kinni püüda, sest nad on väga kiired. Aga vaadake tema hambaid siin. Need on sõna otseses mõttes nagu piraajad omad. Ära mu sõrme ära hammusta, palun. Vaata seda. Vaata neid lõugu. Issand. Vaadake seda angerjat. Vaata seda. See on tuleangerjas. Ja ta on nii ilus. Vaadake neid värve. Oranž, kollane, punane. See on nii lahe, kutid. Tuleangerjas on üks mu lemmikkalu maailmas. Meil on neid mitu ja see on veel üks, kelle lisame esitiiki, et meie tuleangerjate armeega liituda. See on tõesti lahe. Ja nüüd, kutid, ongi jäänud ainult tiik täielikult tühjaks lasta ja ülejäänud kalad kinni püüda. Aga kuni ootame, viime kõik seni püütud tunnukalad nende uutesse kodudesse. Lähme! Alustasime kopskalaga ja panime ta kilkone tiiki. Ma arvasin ka, et see oleks ideaalne koht amfiuma jaoks. Me lisasime kirvekalad minitiiki. Magevekerekala sai ajutise akvaariumi. Ja siis lisasime draakonmudilad, sireeni, vesilikud, selle veidra välimusega mõistatuskala ja neela ja säga nende enda akvaariumitesse. Ja kõik, mis jäi, oli see kuninglik kloun nugakala, kelle panime tema enda tiiki. Ja siis tühjendati lõpuks ka mõistatuslik tiik. Me nägime kalu igal pool. Vesi oli nii madal, et me nägime iga viimaski kala tiigis. Nii et ma hüppasin tagasi sisse ja hakkasin kalu püüdma. Tule nüüd! Issand, ta on tõeline võitleja. See on kohe päris suur. Okei, me proovime kõik patsud kätte saada. Seal on üks koi, seal on veel üks koi. Issand, see on hullumeelne. Kala on tõesti igal pool. Sa pead rahunema. Okei. Vaata seda. Meil on võrku jäänud nii koi kui ka paku. Issand, see on kohe päris suur. Rahune maha, see on ilus kala. Jah, sain ta kätte, see on tõesti ilus koi, väga ilus. Me praegu püüame kõik kalad välja saada, aga ma tean kindlalt, et siin on paar kala, mis panevad teid kõik imestama. Tule, kas ma saan võrgu? Jah, sain ta kätte. Pole nii suur kui esimene, aga ikkagi väga suur kala. See on ilus. Issand. Ta pääses minema. Ei. Jumal, neid on nii raske kinni püüda. Olgu, paneme ta kiiresti külmkasti enne, kui ta plehku paneb. Aga see oli tõesti ilus kala. Ma pean selle siin käega ära napsama. Vaata seda. Kas sain kätte? Sain küll. Jah. See siin on tiigernugakala. Sarnane kloun nugakalaga. Nad suudavad tagurpidi ujuda. Väga kummalise välimusega kala ja kindlasti nagu tunnukas. Nii, et paneme ta koos selle plekava külmkasti ja jätkame edasi. Hakkame pihta. See on lahe kala. Valmis? Sain ta kätte. Vaata seda. See siin on marmormustriga kara tiigerlabidanina hübriid. Väga lahe säga. Ma arvan, et tean ka selle kuti jaoks ideaalset kohta. Lisame selle väikese säga siia tsihliidide tiiki koos kõigi koidega. Siin on mõned väiksemad säga, kes kasvavad. Nii et tal on siin sõpru ja ta kasvab siin väga suureks. Püüdsime veel mõned plakosid, plekosid, ascendantussägasid, aga ma teadsin, et tiigis on veel üks hull tunnuka moodi kala alles. Et tegelikult oli see kõige pöörasem neist. Ma olen veidi närvis, et äkki ta söödi ära. Ma siiski ei usu, et see juhtus. Ma ei tea. Otsisime edasi, aga meil ei olnud õnne. Võrk võrgu järel püüdsime kalu, aga mitte seda õiget. Olin juba peaaegu alla andmas, aga siis märkas Helenist kala. Issand jumal, seda ei saa välja mõelda. Vaata. Vaata sinna. Ta sulandus liivaga kokku. Näed, kuidas ta ujub. See on kaugelt kõige pöörasem tunnuka moodi kala sellest tiigist, sõbrad. Ma olin juba alla andmas. Olen seda kogu tiiki vähemalt 10 korda läbi vaadanud. Vaata. Näed, siin ta tuleb. Ta ujub. Issand jumal. Oodake, kuni näete, mis kala see on. Siin ta tuleb praegu. Issand jumal. Ta on ikka veel siin. Issand jumal. Tänu jumalale, sõbrad. Ma võtan ta kohe ülesse. Issand jumal. Jaa. See on hullumeelne. Kuulge, kui te ei tea, mis see on, siis see siin on konnakala.
enamik teist mõtleb ilmselt, et oot, kas see pole mitte soolase veekala. Ja ongi, kuid see liik siin suudab tegelikult elada magevees, täpselt nagu need astelraid. Vaadake seda, see ei näe isegi kala moodi välja. See näeb välja nagu mingi tullukas, see on hullumeelne. Tal on siin oma väiksed jalad siin üleval veel jalgu, ta saab end kivide külge haakida ja näebki välja nagu kivi. Ja mida nad teevad, on see, et nad maskeerivad end ning siis ujuvad väikesed kalad mööda. Ja see asi siin taseb alla väikese õngeridva moodi jätke ning ta liigutab seda nende ees. Ja kui nad piisavalt lähedale jõuavad, siis pauh, ta hüppab neile peale. Ma pole kunagi varem sellist näinud, ma olen alati tahtnud ühte. Ja see on tõesti nagu tulnukas, vaata seda asja. See näe isegi kala moodi välja. Olgu, me paneme ta kohe külmakasti ja meil on talle ideaalne kodu valmis pandud. Nüüd lisame ta siia jahutisse. Vaata, näed tema kõhtu, see on praegu õhku täis. Aga vaata, näed tema käe juures seal. Ta surub kogu selle vee praegu välja, et saaks tagasi põhja vajuda. See on tema väike kaitsemehhanism. Issand, need kalad on lihtsalt nii hullud. Nad on tõesti nagu teisest planeedist. See on normaalne, kutid. Isegi kui ta on praegu tagurpidi, on temaga kõik korras. Nad teevadki nii, kui nad on hirmul. Nad puhuvad end õhku täis. Aga vaata sinna. Näed seda väikest klappi? See surub vett välja. Lõpuks vajub ta jälle põhja. Kui tema oli salapärases tiigis, olime meie kalatoas ja valmistasime talle täiusliku kodu. Viime ta kohe sinna, paneme ta uude koju ja loodetavasti läheb talle hästi. See seal on väike magevee konnakala. Paneme ta kohe siia akvaariumisse. Ta hõljub natuke aega. Tule nüüd, sõber. Sa oled oma uues kodus. Sinuga on kõik korras. Vaata, ta pumpab õhku suust välja. Issand jumal. Seal ta läheb. Vaata. Seal ta läheb. Jah. Vaata, seal ta läheb. See on hullumeelne. Meil on siin magevee merikurat, tuntud ka kui magevee konnakala. See on lihtsalt uskumatu, kutid. Milline hullumeelne olend. Olgu, kutid, konnakala on nüüd oma uues kodus. Üks mul lemmikkaladest, mis meil on, koos nende astelraidega, kelle me ka selles videos saime. Täiesti pöörane salapärase tiigi tühjendamine, kuid see pole veel läbi. Kõik kalad on meil ühes jahutuskastis, mis tuleb tagasi salapärasesse tiiki panna. Ja siis liigume mõne päeva võrra tulevikku ning proovime seda konnakala sööta. Vaatame, kas ta sööb, kutid. See saab olema hullumeelne. Me täitsime tiigi uuesti veega, panime struktuuri tagasi ja nüüd oli aeg kalad sisse lasta. Ma ei saanud arugi, et meil seal nii palju kalu oli. See on lihtsalt ääreni täis. Paneme nad tavasi tiiki, et nad saaksid kasvada ja suuremaks minna. Ja, ühel päeval tulevikus teeme seda uuesti. Veel rohkemate kaladega ja see saab olema veelgi pöörasem. Ma lasen kõigepealt natuke vett välja. Okei. See on ikka veel väga raske. Kalu täis jahutuskast läheb tagasi tiiki. Issand. Seal läheb kappi, seal läheb pisher. See on palju kalu. Hästi, me jätkame tiigi täitmist ja siis näeme teid mõne päeva pärast, kui proovime konnakala toita. Okei, 2 päeva möödas ja me oleme siin kupitiigi juures. Vaadake seda, siin on tuhandeid kupisid. Ja põhjus, miks me siin oleme, on see, et me proovime esimest korda oma konnakala toita. Ta on oma uues kodus sisse elanud, ta näeb seal suurepärane välja ja tundub väga näljane. Nii et me võtame paar neist väikestest kaladest, viskame need sinna sisse ja vaatame, kas ta sööd need ära. Pau, sain ta kätte. Seal lähevad kupid. Minge sinna poole. Minge konnakala juurde. Nüüd üritab konnakala end kivi moodi välja näha. Nii ei saa teised kalad loodetavasti aru, et ta on kala ja nad ujuvad otse tema ette. Vaata. Üks kupi on otse tema ees. Tule, võta see. Ta vaatab seda. Kupi tuleb. Tule. Issand jumal. Ja ta sai selle kätte. See oli hullumeelne. Ta haaras selle asja. See kala ei teadnud üldse, et ta seal oli. Kutid, see oli hullumeelne. Meil on konnakala, meil on astelraid ja terve hulk muid hullumeelseid kalu. Ja, ma tõesti loodan, et teile see meeldis, kutid. Mul on väga hea meel jälle videoid teha. See on see, mida ma armastan teha. Ja kuigi see paus oli mu tervise jaoks vajalik, oli väga raske, et ma ei saanud teha seda, mida ma armastan. Ja, ma tahtsin lihtsalt tänada iga üht-teist, iga sõnumi, DM-i ja kirja eest, mille sain. Mul oli väga raske aeg. Mul diagnoositi bipolaarne häire. Ja teie tegite selle palju lihtsamaks ja ma olen teile, mu perele, Helenile tõesti tänulik. Ilma selleta poleks ma suutnud sellest läbi tulla. Ja kutid, ma olen lihtsalt väga õnnelik, et saan jälle teha seda, mida armastan. Ja ma olen tõesti elevil. Oli täiesti uskumatu näha kogu seda toetust, mida te mulle andsite. Ja see lihtsalt tõstis mu tuju ja motiveeris mind tagasi tulema, teades, et te ootate mind. Oli aegu, kus mul oli, tõesti halb päev. Ja ma tulin koju ja seal oli kiri, 5-aastaselt poisilt. Ma ei tea, kuidas ta mu aadressi sai, aga ta sai. Ja see lihtsalt, tegi mu päeva paremaks. Nii et aitäh teile, kutid. Te ei kujuta ette, kui palju see mulle tähendab. Ja teil pole aimugi, mida te olete minu jaoks teinud. Nii et aitäh. Nii et jah, kutid, kui teile see video meeldis, siis palun pange like. Tellige kanal allpool. Näeme teid järgmises videos. Ciao!